Kosmos. Teadus. Faktid. Arvutused. Tõestused. Blue, black and white lives matter. See on Aruvüla kosmoseprogramm. Tervist! Siin jällegi Aruvüla kosmoseprogramm ja teadlased. Tere! Muidugi. Tervist! N. Koppel olen mina, teadlane. Mina Alosed Niil. Et jah, et meil oli siin nagu eetrivaikust omajagu, sest et meil tekkis suuremat sorti lühis, aga... See oli tõesti päris koomiline olukord, et see Niilil oli, käed olid nõrgad ja pillas oma tervendava pominseerumi lihtsalt põhijuhtpaneeli peale ning... No mis teha, jah, tegijal juhtub. Igal juhul oleme siit leidnud ennast maa ja kuu vaheliselt alalt, et pooleli nagu maa orbiidi sees ja veits ka nagu seal kuu orbiidi sees, et... Väga täpselt välja arvutatud koha peal. Et hõljume oleme tõesti nagu mõlema taevakeha nagu mõjusfääris, et... Aga sinul on saatejuht hääl nagu korras, et tundub, et pominseerum on vist aidanud. No ma arvan, et siin ei ole muidugi küsimustki. No, see oli kohe kindel. Et soovitan povinseerumit. Algul pidin ikkagi iga kord, kui rääkida tahtsin lonksukese võtma, et see hääl oleks nagu tagasi järgmiseks 15 sekundiks enam-vähem, aga tundub, et toimis ja tundub, et toimis ka jäädavalt. Ma võtan isegi praegust lonksu profilaktika mõttes. Nüüd on küsimus, et kus need astronaudid said, kes siin ennem siin ASS-i küljes sul karantiinis nii-öelda olid? Astronaudid, kuna mul oli vaja neid trõkasid, ehk siis neid koormarihmasid ja astronaudid olid koormarihmadega teatavasti ju, ma lasin need see välja kosmosesse. Kas nad maa-atmosfäärid põlesid ära, kui me läksime või? Ei, oota, ärme nüüd tormada sündmustest ette, et kuna oli vaja neid koormarihmasid, siis lähetasin astronaudid Mirri peale, et Mirri teatavasti on ju see venelaste ajalooline kosmosejaam. Viisid nagu hojule. Et see annab praegust on. Karantiini. Jah. See on hea koht karantiiniks. Okei, kuulge, aga ma olen siin enda sees juba üht-teist mõnda aega karantiinis hoidnud, et kas siin raketis WC on või kuidas ma seda lahendada saaksin? No ega endalgi on kannid juba üsna täis. Sellega on selles mõttes natukene keeruline praegust siis, et kuna me oleme ise ju raketis, et siis ma arvan, et lähim WC on ASS-i peal, aga kas siin mingi vaheuks on? Ei, siin ei ole ühtegi ust. Ma ennem käisin läbi nagu kosmose tulin. Skafandriga? Jah. Mis on nüüd sinu skafander on ju Borissi käes? Just. Et Boriss oli siis viimane, kelle ma sinna Mirri peale lasin. Ise olin juba raketis sellele. Kuule, aga mulle igal juhul tundub, et me peame igal juhul mingi pääsetee sinna selle kosmose, ASS-i ikkagi, ütleme, Aruvüla Space Stationi ja raketi vahelise mingisuguse käigu tegema, et... Oleks ju muidu päris kole küll, kui kogu see jama, mis minu kehast välja tahab pääseda ühel hetkel siin iga pool ringi lendaks, sest et ega ma ei jaksa ka ju lõputult kinni hoida. No eks tuleb tööriistad välja otsida ja lihtsalt asjaga pihta hakata, mis me siin pikalt arutame. Et... Paneme muusika peale ja kogume komplekti kokku. Ajame ennast töömeeleollu. Aeg hetkel ei mängi meie kasuks. Suuname audioteleskoobi ühe kauge planeedi peale, mis on ka meie siin õhtut teinekord ilusaks teinud, et... No see planeet on ju 45 miljonit valgusaastat kaugel ka. Ning lisaks veel 45 miljonit aastat vana. Jah, nagu juhuslikult. Juhuslikult. Kuulame. Kuubis.
See muusikapala oli küll nagu no lihtsalt no üks mu lemmikuid. Soovitan võtta lonksu poinseerumit selle peale, et tervis ikka püsiks ja no enne töö tegemist ikka energiaks üks lonks kulub ära. Ja, aga hakkame siis pihta, et kurat, vänge värk. Mina jätame seekord vahele. Sina peaksid just võtma. Sa oled seda siin joont ka muidugi. Jah, ma olengi juba liiga palju, ma kardan, et see võib hakata just kiirendama mu seda vetsu minemisprotsessi. Aga jah, et võtame siis õljume nende tööriista kasti juurde, et peaks võtma siis mingi sae nähtavasti ja ma ei tea, kas võib-olla siis äkki mingit... Ei tea, relakat ei ole vist, jah? Relakat siin ei ole, jah. Ma kardan, et kui siuke asi kosmoses kogemata lahti võib minna, siis see võib ju päris palju kahju tekitada. No eriti raketis ei ole vajalik, ilmselt. Rakett on ju ikkagi tegelikult lihtsalt ainult edasi-tagasi lendamiseks, et me siin praegu tegeleme mingisuguse karmima nagu tehnikaga. Nii, mis meil siin on? No, saag on meil olemas nagu näha. Vähemalt see... Nii, ma näen, et siin on see... Kesine on see, noh. Okei, saag, nii. Ja näe, siin on see koht, on ju, põhimõtteliselt. Oleme õigesti kohta õljunud just, on ju. Jah, makrofleksi näen ka siin praegust. Ja, nii, siia peaks selle saama teha. Ma märgin ära siin, et... Nii. Ja otsad läksid natuke nihkesse, aga siit vaata, hoia nagu võtta. Selle järgi saeme, jah? Selle joone järgi või? Siit jah, jämedamast. Ja siis... Makroflexi vahele, et kosmos ei tõmbaks meid lihtsalt laiali pärast. Kohe. Ja kas keegi äkki jäädvustaks ka seda meie tööd siin, et teeks mingi video, et ISS ehituses minu teada ei ole ühtegi videot, et mina ei saa üldse aru, kuidas nad selle asja niimoodi nagu tegid. No ilmselt jah, unustasid ära, aga tõesti, et ASS-i ehitamisest ikkagi võiks... No väga imelik unustamine tõesti. Et kui mina oleks nii suure asja ikkagi valmis ehitanud, ma oleks tahtnud küll seda jäädvustada, et noh, aga no... No ma oleks ka kindlalt filminud. Vähemalt jääb ASS-i tegemisest meile tõesti selgelt läbi nähtav, mis toimus video. Võtan kohe kaamera välja ja hakkan filmima. Ühendusaugu video. No sa see Niil tahad saagida või teeme vahetustega? No teeme vahetustega, see on päris suur auk ikka tuleb teha, et... Võtab hästi või? Kas ma vaatan, et nagu vaevaliselt läheb edasi, aga siit taha hakkas kergemini minema. Raske nagu on, jah. Mingi tala oli võib-olla. Mingi tala koht, jah. Nii. No. Ja ma löön jalaga välja. Oot, ma löön jalaga välja. Ops! Ja olemas põhimõtteliselt, oota, siit vihiseb ja praegu. Natuke vihiseb ja teeb kiiresti makrot peale kiiresti. Ma keeran põhjakraani. Nii, aga jaa, nüüd ootame kuni ära tardub ja siis... No kosmoses käib see kiiresti õnneks. Makroflexu kosmoses kivistub kiiremini kui tavaliselt. No, kes seda ei teaks. Okei, kuulge, aga ma hõllun teie vaenselt läbi, mul on tõesti asi kriitiline, et... No mine, ma lasen siin kreemi seni kaua, nagu mul üks sõber teadlane nimetab seda. Kuulge, kuidas see WC siin töötab? Sellega on nagu keeruline lugu, jah, et kui mina sinna ühe korra sattusin, siis mul ikka jooksis juhe päris kokku, et ma ei saanud üldse aru, mis seal tegema peab. Seal on mingi toru ja mingi pott on seal, aga kuidas... Ja ühesõnaga mina ajasin enda asjad kõik Borissi tuppa tegin, kuna Borissi ju enam ei olnud.
teadus, faktid, arvutused, tõestused. Blue Black and White Lives Matter. See on Aruvüla kosmoseprogramm.